Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6. kuni 12. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin keisrinna kaardiga. Keisrinna minu jaoks on tingimusteta armastuse kaart. Tema on maaema mu jaoks, ta on nagu selline, ta armastab absoluutselt kõiki, ta armastab loodust, loomi, linde, inimesi muidugi ka. Tema on selline inimene, kes hoolitseb selle eest, et meie elu saaks jätkuda. Tema hoolitseb selle eest, mida siis keiser saab panna salve. Tema aitab kõiki, keda ta aidata saab. Tema märkab kõiki, kes hädas on. Üleüldse on ta selline, ma ütlengi, et ta on tingimusteta armastuse kaart. Ta ei taha mitte midagi vastu. Ta teeb teie heaks kõik. Tema juurde võib minna oma rõõmu jagama, mured kurtma. Tema juurde võib minna nuttes, ta tuleb alati, lohutab, üritab aidata nii, kuidas saab. Ta on tõeline, kuidas ma ütlen, ta ongi tingimusteta armastus, ta on tõeline sõber. Ta on selline naine, kes ei mõista hukka, ükskõik kui halvasti inimene käitub. Tema ei mõista hukka, ta üritab aidata. Edasi tuleb siit karikate äss. Karikate äss on minu jaoks selline ülevoolav rõõmukaart, nagu selline, kus emotsioonid on laes ja rõõm on tohutu. Millegi pärast, mis on kas hästi korda läinud või kellegi pärast, kellel on jamad lõppenud või. Et see rõõm on nii suur, et sellest saavad osa ka need inimesed, kes teie lähedal seisavad. Ühel või teisel moel. Siis tuleb siit poodukaart ja päike tema kõrval. Poodukaart on, nagu räägib sellest, et asju tuleb vaadata teise nurga alt. Et siis tuleb selgus suurem ja kuna kohe tema kõrval on päike, siis päike valgustab ära kõik nurgad, mitte miski ei jää varjatuks ja ka mõni saladus võib välja tulla. Et kui te selle poodukaardiga näete, see võib olla ka üllatus, nagu elu üllatus teile, mingisugune, selles mõttes, et ta lööb teie plaanid sassi, aga meeldivalt plaanid sassi. Võib-olla seesama poodu toobki teile sellise rõõmu, et ei osanud seda lihtsalt oodata, et asjad võivad nii hästi minna. No ja päike aitab kaasa, päike näitab saladusi, päike näitab musti nurkasid, kõik teie jaoks saab selgemaks, te näete selgemini selle päikese kaardiga ja saate teha ka selgemini mingi otsuse või siis lihtsalt rõõmustada millegi hea üle. All on teil siin müntide äss. Müntide äss peaks olema sissetulekukaart, kuna ta on rahakaart. Siis ta peaks olema nagu kas mingisugune suurrahaline sissetulek, mingisugune tulusprojekt, mida te käima lükkate ja mis tõesti ka tööle hakkab. Midagi sellist, mis tõotab palju raha. Ja kiiresti tuleb see. See tuleb kiiresti, sest kiiresti on viimane kaart, see on kaarikukaart. See on ka üks kiiremaid kaarte, see on täpselt selline kaart, et hoidke piip ja prillid ja vaadake, et teie kübar minema ei lenda, hoidke lihtsalt ohjad kõvasti peos ja kihutage siis sinna, kuhu te tahtsite minna või sinna, mis iganes see nüüd siit tuleb hea, siis sinna poole lihtsalt ja hakkate liikuma. Ja keskel siin all on mõõkade 3. Vaat mõõkade 3 on nüüd ainukene tõrvatera selles pütis või tünnis. Sellepärast, et tema on südamevalukaart. See võib olla ka selline mure, et ma ei tea, kas see projekt läheb tööle, kas ta üldse tööle läheb, ma olen sinna nii palju aega investeerinud, võib-olla oma raha sinna pannud, energiat. Nüüd pole üldse teada, kas ta hakkab tööle ja kui kiiresti. See võib olla selline kaart, aga ta on ka südamevalukaart. Mina arvan ja mõtlen nii, et see on südamevalu kõige lähedasemate inimeste pärast. Aga kuna teil on siin nagu väga palju rõõmu ja on ka see kaarik ja midagi laheneb, ma arvan nii, et see mure laheneb ära nagu kiiresti ja tulemus on rõõmu valmistav. Ja võib-olla säästate raha. Võib-olla oleks tulnud mingit raha välja käia, ma ei tea, keegi kellelegi võlgu näiteks või. Ühesõnaga mingisugune jama kusagil on ja see peaks lahenema nüüd nii, et raha jääb alles ja nagu nii hästi, et rõõm on ka suur, sest päike aitab siin kindlasti kaasa. Päike on üks väga positiivne kaart. Kaart ise ütleb seda, et elu on nii ilus, et korralda pidu. Et ma arvan, et see südamevalu lõpeb ära kohe väga kiiresti
ja see lahendus tuleb ka, kui tema pärast on seal mingisuguse millegi taga veel oodata, et siis see ootus lõpeb ka kiirelt ära. Et tegelikult ma arvan, et see nädal on positiivne, olenemata sellest mõõkade 3-st siin, mis välja korraks tuli. Seda suurem ongi rõõm, kui miski asi laheneb ära niimoodi, et hästi, et teeb õnnelikuks ja rõõmsaks. Et siis ongi väga suur rõõm. Et tundke seda rõõmu ja ma tõesti loodan, et kõik teie plaanid saavad teoks ja kõik igasugused jamad lahenevad nii ära, et saate pärast rõõmu tunda. Et soovin teile edu kõiges, mis te ette võtate. Olgu teil üks imeline nädal tulemas, vaatamata mõnele kaardile, mis mulle siin väga ei meeldi. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.